Myself, gonna do things my way, never back down, I don't need no help. Switch like a free throw, breaking out the beast mode. Walking with the Pico, when it goes down, I'm up, no cheat codes, yeah. Just doing what I gotta do. Oli see alles äge. Tere sõbrad, olen oma elamuste rännakutega jõudnud Lõuna-Eestisse sellisesse kanti nagu Ihamaru ja oh my god, see sõit praegu, käed värisevad siia maali. Kui teiegi soovite sellist adrenaliini kogeda, mida mina just kogesin, siis pange nüüd hästi tähele, üle terve Eesti tuuakse see koju kätte teile. Läheb uuesti. Uued mehed lähevad jälle ringile, et Marek, mida sa korraldad siin oled, et Eestiks rõõm, et ka meid on külla kutsutud, isegi mind, kellel ei ole mootorite lube. Aga sa saad siin sõita vabalt, sellepärast, et... Siin saab sõita, siin seadused ei kehti selles mõttes, et see on ju eramaa ja õueala. Eramaa, õueala ja vastavad mootorrattad, ehk siis seiklusmootorrattad, mis ongi tegelikult mõeldud natukene off-roadi ka. Aga hea, sa oled siin tüübid kokku, kus on mõni tuntum nagu kui teine, aga mida te teete siin? Me teeme terve selle suve läbi erinevates Eesti linnades või erinevas meie CF-moto esindustes siis demosõite. Inimesed saavad tulla, proovida erinevad mootorrattaid, saavad endale leida siis võib-olla selle mudeli, mis neile just meeldib. Ma räägin, et kas avastada enda jaoks näiteks paigiline või siis avastada endale hoopis seiklusmootorratas. Et kõigepealt leida endale see vahe on ja loomulikult siis leida endale õige CF-moto mootorratas. Demopäevad on tulemas üle Eesti ja neid korraldame nii Pärnus, Viljandis, Võrus, Tartus, Tallinnas, loomulikult Rakveres, Narvas. Et tasub jälgida siis meie sotsiaalmeediat. Ees sõidab praegu see Tanel Vandre sikliga. Pärast küsime ka Taneli käest, et kuidas tema rahule siis sellise demo ja proovisõidupäevaga jäi. Tanel, üritasime sulle metsavaal järgi saada. Me olime 4 rattaga, sina 2 rattalisega, aga ei jõudnud. Millega sõitsid? Kuule, ma olen siin selle rivi praktiliselt kõigega, millega metsa vahele kannatab minna nagu läbi proovinud praegu ja ma isegi ei mäleta seda hetke, sest kui metsas oled, siis taha ei vaata. Eks sa tegelikult vaatad seda rada ka, päris mõistlik on ainult ette vaadata. Tuletadki seda meelde, mida sulle kogu aeg õpetatud on, et isegi nina ette vaatad. Vaatad kuskile, kuhu sa lõppkokkuvõttes jõuda tahad. Nüüd on siin paar päris uut ägedat putukat, mida oli ju suur uudis mu näppida ja nüüd on siis võimalikuks osutunud ja ma ütlen, et Eesti inimestel, motohuvilistel on mida oodata. Ja kuule, aga siin oli väga eksklusiivne ka, isegi punane riie tõmmati. No see siukene jah, ma isegi ei tea, et kuidas see nagu tehase vaates on, et tegelikult on... Me ei tohi rääkida sellest, see on nii salaüür. No, selles mõttes on teema on selles, et CF-moto siis usaldab meid nii palju, et ta saadab meile testimiseks alati siuksed uued tooted, olgu need siis ATV-d või siis nüüd ka mootorrattad on ju. Ja siit me korjame tagasisidet ja tegelikult tänane üritus ongi see, et me tahame tegelikult nendele 2 uuele järgmise aasta mudelile, milleks on siis 675 kuubikut 3-silindriline paik, see on SR seeria ja siis teine on Adventure seeria MTX 800. Tahame saada lihtsalt tagasisidet ja kutsusingi täna siia siis siukse pundi tetisõitjad või mudapuurijad, nagu nad ise kutsuvad, et sõitsid nad Tallinnast siia Põlvamaale mingi 340 kilomeetrit läbi padrikute, kraavide ja soode ja siis nüüd saavad siin siis proovida neid uusi mootorrattaid ja anda mulle tagasisidet. Nagu televaata näeb, siis meil on väga erinevad riides, aga põhjus selle pärast, et... Mul on tagant pruunid ka natuke. Ma saan, et olid ärevamad hetked, on ju. Aga tegelikult põhjus on väga liites, sest mina ei oska 2 rattalise sõita, mul pole isegi lube, aga sina käisid küll neid proovimas siin. Kuidas siis masinad on? Selles mul on vedanud CF-motoga, ma olen saanud näiteks seda sama meie kõrval olevat CLX-i katsetada ka Türgis ja ühte väiksemat paiki Türgis F1 ringrajal ja sealt juba olid nagu esimesed impressionid ja täna oli võimalik siis proovida ka seda uut, mis ta on siis 675 kuubikut paiki. Päris nagu terav, üllatav ja 3-silindriline mootor käitub ikka täitsa teistmoodi ja oskab iga pöörde pealt sinuga kaasa rääkida. Kui olulised on sellised kokkusaames on ja et ongi tootja kutsub, et kuulge, tulge mehed, proovige, vaadake?
no me algatasime selle asja ise, selles mõttes, et me tulime Tallinnast kohale eile 340 kilomeetrit ja vist mingisugune 11 tundi, sest me lõitsime ka päris põnevad mülkad üles. Ja minu eelseks reisikaaslaseks oli see uus 450 MT, mida ju Jaagup Kreem käis Indoneesias proovimas, kiitis taevani. Ütleme, et saab see motorratas Eesti oludes ka väga hästi hakkama. Ta on kerge, tal on piisavalt võimsust, et sõita ka tegelikult maanteel ja mulle väga-väga meeldis selle rattavedrustus, et CF Moto on teinud mingeid meeletuid arenguhüppeid. Tegelikult mitte ainult kaherattalised üle seal siin. Neljarattas ka, et eks ATV-d ja pagid, räägi nendest ka lähemalt. Noh, täna on meil 2 siukest head uudist, et küll juba on nüüd siukene paar kuud juba võib-olla müügis olnud, on ju, aga meie siis uus lipulaev ehk siis 1000 CF Moto ATV Touring on saanud täiesti uue, no selles mõttes, et mitte uus facelift, vaid täiesti uus masin. See oli äge! Minu süda põksub aga pagirütmis ja vahepeal tehti isegi lööke vales, sa tegid mulle sõitu. aga ma arvan, et ma pole nii kõvasti ammu ühtegi metalli pigistanud kui sinu sõiduga. Võimu 1000 kuubikut. Üliäge asi, pidamine ja võtab hoo maha, no kõik asi. Ehk see on elamus, sõbrad. Kuna pagid on siis siukene seiklussõidukid ja CF Moto pagid on tänava legaalsed, see tähendab seda, et sa võid sõita kodust ilusti välja, lähed siukse piiratud või eraldatud piirkonda ja seal võid siis sõita ja ennast välja elada, nii nagu süda lustib. Ja eraldi tahaks veel teha ühe avaliku kutse. 28. juuli toimub Peipsi ääres, Kadrinas. See ei ole see Kadrina, mis on... Lääne-Virumaa Kadrina, või teine Kadrina. Aga üks teine Kadrina mõisas toimub CF Moto päev ja see on avalik üritus, sinna on kõik kutsutud. Selleks peab hankima endale pileti, aga see on tasuta. Ahah, et regama umbes niimoodi kui mingi? Jaa, regama, et me suudaksime lihtsalt oomata, palju seal on. Aga võin nii palju ette öelda, et seal on tegevust jagub kogu päevaks, kogu perele. Seal lapsed saavad sõita väikeste ATV-dega, suured saavad sõita mootorratastega, ATV-dega on 3 vägevat kontsertit päeva jooksul.